selle suure töö eest. Ma olen tulnud praegu Unibet Arenale, iseenda häält ei kuule, sellepärast et siin loomulikult toimuvad juba proovid ja läbimängud. Täna on esmaspäev, seisan praegu punasel vaibal ja ütlen ausalt, et ma pidin siia tulema Robertiga. Mulle helistati, et Robert ei tule. Mis sul juhtus? Kui keskajale väärev mees otsustab teha sporti, siis võib juhtuda nii mõttagi. Ja juhtuski, Piret, vaata. Mul on Porto. Ma tean, jah, sa tulid otse EMO-st, jah? Ma tulin otse EMO-st. EMO käepaela, vahetsin ema käepaela vastu. Mitte miski ei suutu meil seda teemal hoida. Auhindu jagatakse sel aastal välja 19. 17 kategoorias on nominendid juba selgunud ja need nominendid on välja valinud žürii, mille liikmeid oli 156, nii et see on hoolega tehtud valik. Ja mul on ausalt öeldes suur üllatus, et on see saal siin Unibet Arenal juba päris sätitud, nii et kui kõik need nominendid ja külalised saali tulevad, siis tegelikult praeguseks on juba selge, kus nemad istuvad ja minule on antud info, et see on see laud, kus hakkab istuma näiteks Nublu ja ma ei tea täpselt, millisel toolil tema istub, aga igatahes sellest lauast teate te Nublut otsima. Nii, Piret, jõudsin kohale, mis sa rääkisid? Lähme edasi. Ma korra toetan siia. Ega praegu ongi viimane hetk, mil see koridor siin lava taga on nii rahulik, nagu ta praegu on. Ja ma tean, et siin selles ruumis number 2 on Liis Lemsalu, see on tema riietusruum. Tere, Liis! Väga harjutan. Me korra segame sind. Sul on olnud suurepärane muusika-aasta. Jaa, see vastab tõele. Eelmisel aastal sa andsid ikka välja hullumeelselt ägeda albumi. Ja väga suur osa sellest on toidul ja kuidagi sellel ka, et palju tegelikult me ka sööme ja palju tundeid toit tekitab ja siis tekkis selline visioon, et miks mitte teha a la carte. Seega, kui sa ei ole veel vaadanud, siis ma arvan, et sulle meeldiks, sulle maitseks. Sööma peab ja sinu muusikat peab ka kuulama ja mul on hea meel, et sa oled selle töö tulemusena saanud aasta naisartisti kategoorias nomineeritud. Palju õnne, oli see üllatuse jaoks või olid ikkagi niimoodi ootusärevil, et see... No ikka oled ootusärevil, sest et vaata, kui sa teed ikkagi plaadi, siis sa oled natuke rohkem vaeva näinud võib-olla kui see, et sa annad 3 singlit välja, mis on ka raske, aga plaat on ikkagi väga kaua teil on aega, et ma ütlen väga suur töö ja see ongi nagu hoomamatu. Tore on olla nomineeritud. Kuna tegelikult on sul võimalus võita ka aasta videotiitel koos Villem Trillemiga, jälle suur asi ja veel on suur asi see, ma arvan artistile ikka, et sa esined ka Emal. Ja see on suur. Ma lähen proovist koju ja siis ma ikkagi nagu harjutan. Meil on täiesti teistsugune ülesehitus, meil on nagu popuri ja kogu aeg nii palju juhtub ja toimub, ehk siis aju peab olema väga kiire ja mulle meeldib see väljakutse. Ma näen, sa ikka veel harjutad, sa kuulad üle, kogu aeg kuulad, kuidas ma ikka täpselt seal laulan. Aga ma näen ka, et sul on siin laual, ma ei tea, kas sa hakkad sööma kohe. Aga toitu pole. See on osa minu showst. See on natukene ohtlik. Me oleme tüdrukutega teinud vist juba 4 proovi ja 2 proovis oleme siis torganud. Seda peabki nägema, ütleme nii, et seda ma ei saa nagu kirjeldada, mis seal toimub. Te peate vaatama otse eetrit, otse saadet ja lootma ja palvetama meie eest, et keegi ei saa. Et ta jääks ellu. Ei, see päris nii ei ole, et me peame nägema. Sul on ju siin nood ja kahvlid valmis, mul on siin kaamera ja mikrofon valmis. Liis, tere! Jõudsime kohale. Palju õnne nominatsiooni puhul. Aitäh! Piret, sa oled täna väga nobe. Ma kuulsin, et nood ja kahvlid on laual, midagi kas saab süüa või see on... Tuli ainult sinni pärast. Kuna te olete sellised uljad ja noored ja sinisilmsed, siis proovime muidugi seda noa ja kahvli koreograafia. Noor, uljas, sinisilme, aga mängin kaasa. Kas see hakkab olema selline, et sa ootad, et kõik need inimesed saalis teeksid kaasa või? Kindlasti mitte. Kuna meie oleme seda juba harjutanud mõni päev ja me ikka hakkama saanud, siis võib-olla ma nagu rahvast ei kaasaks. Ma ei saa tantsida, ma pean midagi saama teha. See on ideaalne väljakutse sulle. Piret istub minu kõrvale. Aga ühesõnaga, lugu, millele me siis koreograafia oleme loonud, on Karma. Sa võtate juba kätte ja läheb. Targemaks nüüd sa ja topelttempo. Teine on see paus. See on pidu, ma ütlen. Ma teen tegelikult iga päev kodus niimoodi. Palun süüa, ruttu kohe mulle. Aga enne, kui tuleb paus, siis me teeme veel niimoodi. Võite korra veel. Niimoodi, jah.
Ja siis hakkab, kui pean end sinu eestas kaitsma. Kas mingi hetk tuleb toit ka ette? Toit on kogu aeg toit on ees juba? Aga point on see, yeah. et sa kunagi ei saa seda toitu. Ma nagu tahan, siis keegi võtab ära, siis ma teen too tagasi. Tantsijad teevad niimoodi nagu lõikavad. Kas kõrvalistujad kujutad sa pilti, kui terve ema saal, jumalad lauad teeb ringis, et nii... Lõika! Mina istusin eelmine aasta ühel pool oli Stig Rästa, teisel pool oli Silver Laas. Ma oleks Stigile andnud. No ja ise oleks saanud Silverit siis. Proovime muusikaga ka. 1, 2, 3 ja! Arvemaks nüüd sa! Topet! 1, 2, 3 Pean sinu eestas kaitsma 1, 2, 3 ja pikali! Hei! Haki! Pussiga ka! Sittavad vaipa! Kuule, väga hea koreograafia. Alati need tantsutüdrukud on nii osavad ja väänlevad värki. Lõpuks ometi on midagi meile ka. Selle kaardi album on lihtsalt päästnud ka minu nagu taustatantsija karjääri. Kui te tulete homme kohale, siis on väga hästi. Kui te ei saa kohale tulla, vaatate otseülekannet, siis on ka väga hästi, sest kodus on ometi nuga ja kahvel olemas. Ja me kõik saame... Filmige ennast, kuidas filmite mind ja samal ajal tantsite seda tantsu kodus. Teil on natuke vähem kui 24 tundi aega ja elame homme Liisile kaasa nii loomulikult auhinna saju ajal kui ka esinemise ajal. Aitäh sulle, Liis, me laseme sul nüüd proovi edasi teha. Hurraa! Artistid teevad siin järjest nüüd proovi, aga mul on ülihea meel, et ma olen ühe järgmise neist, mitte ainult artisti, vaid ka nominendi Eesti muusikaauhindadel kätte saanud. Tere, Sam! Tervist, Piret! Kuidas sa tunned ennast ära? Minul on tunne väga hea. Mina saan esimest korda esineda Eesti muusikaauhindadel, et Unibet Arenal ma olen varem juba esinenud, aga kõigem show selles suhtes, et see on iga artisti unistus esineda muusikaauhindadel. 2025 oli täiesti hullumeelne aasta, oli sinu aasta, oli ju nii? Oli ootamatult. Minu jaoks oli aasta 2024 juba nii-öelda ületused ja ootamatud võidud, aga 2025 mul ei olnud aasta alguses ei Parasiite, ei Kanuud kirjutatud, et kõik juhtus väga ootamatult, samas loomulikult. 2026 läheb samas joones ju. Ja ma arvan, et musaauhinnad on ülikõva alguspauk tervele sellele aastale. Sul on 2 nominatsiooni. Kas seda on piisavalt sinu jaoks? Kõige kuulsam lause, mida artistid ütlevad, me auhindade pärast seda ei tee ja tegelikult ei teegi, aga ilmselgelt on tore, kui märgatakse. Esmakordselt astud sa sellel laval artistina ka üles. Mis plaan siis on? Ühegi esinemise jaoks ei ole kunagi nii palju proove olnud, et põhimõtteliselt musaauhinnad on see koht, kus teha täiega ja seda me ka teeme, sest lavale tuleb koos minuga üle 20 inimese. Et ma hakkasin siin aasta algul koostööd tegema Eesti sõjaväeorkestriga ja nüüd me toome nii-öelda täispaketi lavale. Väga uhke ja ma tean, et sa jagad lava ka Alikaga. Alikaga me oleme juba vanad kalad, juba pool aastat koos lavalaudadel möllanud selles suhtes ja see on nii nii-öelda telest vaatajale kui ka kohapeal olijale nagu ülikõva. Kas sa tead juba, mida sa kannad, mida sa selga paned? See on kõige raskem küsimus alati mehele. Mul ei ole stilisti, mul ei ole veel ühtegi mõtet. Kolmapäevaks mulle öeldi juba, et mul peavad proovis olema enam-vähem riided seljas. Mitte, et ma paljalt oleks muidu kohale tulnud, aga selles suhtes... Kuigi see on trend. Ma jätan selle trendi teistele. Ma ise ei taha seda harrastada veel, aga kui ma hakkan tähelepanu kaotama publikult, siis ma kindlasti võtan end tulevikus pannjaks. Suur aitäh sulle täna, ma ei hoia sind kauem kinni, ma tean, et sul algavad kohe proovid ja ma soovin sulle väga-väga palju edu neljapäevaks. Aigu hea meel, et proovist olen kinni püüdnud ka gala juhid. Ma ei lootnud, et te olete siin, aga te olete siin. Kristjan ja Jaagup, tere! Ma mõtlesin, et see lava on natuke väiksem, räme suur. Mina olen olnud kogu aeg arusaamisel, et selleks, et seda galat, emagalat juhtida, peab kindlalt olema muusik. See on mul muidu wishlistis, ma tahaksin väga emagalat juhtida. Ma ei saa, sest ma muusikaga kuidagi seotud ei ole. Sa oled ju laulja. Duši all lauljad ei loe, Kristjan. Kuidas sa siia said? Tal on Guns N' Roses pusa. Mul on Guns N' Roses pusa ja teine asi on see, et ma ikkagi olen nagu muusik. Eesti kõige esimene DVD on ansambel Kala poolt valmis vorbitud ja seal võite mind näha musitseerimas nii Gunnar Krapsi kõrval, Marju Läniku kõrval, tasub olla kursis asjadega ja ma saan aru, et meie noor intervjueerija lihtsalt
ei ole neid ajaloo katkeid kuulnud, aga no nüüd vähemalt siis sa tead. Siin galal minu mäletamist mööda on ju alati olnud niimoodi, et õhtujuhid tulevad lavale, avanumbris ka ise näitavad oma siis musitseerimisoskust. Absoluutselt nii, nagu olid omal ajal Peebo ja Matvere, nii hakkame meie Jaagupiga laulma armastusel kummalised teed, aga kõik ei tahaks ära reeta, sellepärast, et tuleb ikkagi vaatama tulla. Me hakkame siin väga kõvasti jassiga möllama ja laule esimene. Jaagup, see ei ole ju saladus. Et olime siin taskunaga. Et olime siin. Mulle ei meenu praegu, et sa oleksid telesaadet varem juhtinud. Telesaadetega ühtegi õhtut ei ole juhtinud ja see on esimest ja tõenäoliselt ka viimast korda. Ma päriselt kardan selliseid asju. Ma ei saa üldse aru, mida Jaagup räägib praegu. Ma olen olnud korduvalt erinevatel üritustel, kus ta on tulnud kohale, võtnud terve ürituse juhtimise enda kätte. See oli mu enda pulmad, kuule kallis. Palun väga. Ma tean, et mina ütlen, et tere, mina olen Jaagup Keeme. Minuga täna õhtul koos on mees, influencer ja legend Kristjan Jõekalda siin laval. Ja ma ütlen, ja palun väga, ja siin on nominendid. Nii. Ja, nii et meil on tegelikult kõvasti siin show'd Jaagupiga. Me ikka lähme nagu rahva sekka ja me ikka nagu me hakkame siin möllama. Fakt on see, et te olete valmis. Ja. Show tuleb siin mega ja eriti oluline on olla koha peal. Nii et minu andmetel pileteid on veel saada, kellel on homseks veel plaanid tegemata, siis tulge koha peale ja me laseme nüüd teid kooli. Juba läheb show lahti, hakkab peale. Ärge jääge kaugele, ärge jääge passima, vaid tulge siia. Siin on elu, siin käib möll. Milles, kuule, kui me Kristjani ja Jassi kokku saame, me võiksime küsida, et kus mul kõige parem oleks istuda gala. Kristjani ja Jassiga või? Jah. Ma tegin ära nende kõitega juba.